kui palju teil juhtus sellist asja, et selle lugemise ajal te lugesite kas mõnda sõna, mitut sõna, mõnda lauset mitu korda? Tuli vist päris palju ette, et vahepeal meie silmad ei liikunud tekstist mitte edasi, vaid vahepeal vaatasime tagasi. Kui lugesime edasi, siis jõnksuga hüppasime tagasi. Nüüd sellist asja, seda nimetatakse regressiooniks. See ongi see, et kui me tekst on kirjutatud niimoodi, et me peaksime lugemist kogu aeg silmadega ainult edasi, aga kui me mingil põhjusel vaatame teatud teksti osasid mitu korda, ehk selline tagasivaatamine kord juba loetud tekstile. See on meil selline hästi sisse juurdunud asi. Me oleme niimoodi hästi kaua teinud, oleme hästi palju lugenud niimoodi ja keegi ei ole meil keelanud seda. Ja ilmselt me ei ole ka mõelnud selle peale, et selline asi võiks olla paha või ebaratsionaalne. Me ei ole natuke teadlikumalt oma lugemisprotsessile lähenenud. Aga tegelikult see on kõige põhilisem asi, miks inimeste lugemiskiirus ei vasta nende potentsiaalile. Et selge see, et kui me ühte teksti loeme mitu korda, liigume tekstis edasi-tagasi, see ju võtab rohkem aega. No kui teie hakkaksite ka näiteks Itsine lossi varemete poole jalutama ja lähete ka 10 sammu edasi ja 1 samm tagasi, läheks kauem aega. See tunduks täiesti naeruväärne, kui niimoodi liiguksime jala, aga lugedes me tegelikult just täpselt niimoodi teeme. Jah, me käime silmadega pikema tee läbi, see paratamatult võtab meil rohkem aega. Pluss veel, tegelikult selleks, et kiiresti lugeda, on oluline sellist head rütmi ja stabiilset tempot säilitada. Sellised edasi-tagasi liikumised, need ei lase meil saavutada sellist stabiilset tempot, vaid teeme sellised jõnksud sisse ja me ei suuda ühtlast kiirust hoida, mis tegelikult vaja on. Tegelikult see kiirlugemine, ta ei ole suures osas üldsegi nii väga selline tormamine. Juba ainuüksi regressioonist, kui sellest täielikult 100% lahti saada, võib 2 või isegi 3 korda kiiremaks lugemist saada. See nüüd sõltub ka sellest, kui palju inimene regressiooni teeb. Siis tuleb ka tegelikult välja see, et need inimesed, kes loomupäraselt on aeglasemad lugejad, nendel on kiirlugemise õppimisest rohkem võita. Need, kes on esialgu loomulikult paremad, need teevad regressioone vähem, kui nad selle ära jätavad, selle harjumuse, siis nad sellest nii palju juurde ei võida. Ehk tegelikult selle kiirlugemise õppimise puhul on niimoodi, et lugejate tasemed